no tere! Kahjuks ma pidin vastama eile, aga kahjuks ma ei saanud vastata eile, nii et ma olin eile Soomes tööl. Vahest peab ka välismaal tööd tegema. Aga väikse hilinemisega siis teen täna ära selle asja. Loodan, et ei ole pahased. Parem hilja kui mitte kunagi. Nii, Facebooki küsimused. Glenn Oliver Arengu küsib, kas uues videos ka naisperset näha on ja kuidas sa oled saavutanud nii vapustava välimuse sellises eas? Naisperset saab näha küll uues videos muideks ja mitte vähe, isegi mitut võib olla. Ja kuidas? No ma ei tea, see on väga selline täitsa tavaline. Ma ei joo alkoholi, ma ei suitseta, ma olen juba sellest rääkinud. Ja. Järgmine küsimus. Küsib Martin Voog. Ta siia kirjutas siis ühe nime, see on siis Reniar Suttool. No see on selline kriitiline inimene, kes siis tema tegelikult Rainer lootus. Ja siis ta alati üritab siis mulle nagu kuidagi ära panna siis. Kas ma olen siis kalpassve või ma olen siis või mul ei ole siis laulu häält. Ma talle siin eelmine kord ma talle mainisin, et laulmine on vokaliseeritud kõne. Ja siis ma ütlesin talle, et sul on mingid rasvavoldid vahepeal tulnud. Aga siis ta võib-olla selle peale nii solvus, et ta siis pani selle oma Facebooki kontole selle kirjalausa ja siis lootas, et talle tema armsad putukad appi tulevad. Ja kus juures putukad tulidki appi siis teda kaitsma. Ja siis seal olid siis päris huvitavad küsimused ja vastused. Üks oli siis Reniar Suttool kirjutab siis. Marko Tasanen, kuidas kommenteerite? Ma vaatasin, et no mis ma siin ikka. Jaa, et kas sa sellest nagu ei väsi. Aga siis hakkas seal pihta siis Ireen Kuldkepp. Ausalt öeldes ma panen nii lolli inimest varem kohanud, valus vaadata ka veel peale selle. Ja siis hakkas seal pihta, what the fuck, lase ajud sodiks. Ja siis kui ma siis lõpuks nagu vastasin, siis ta läks pisut nagu natukene selliseks soliidsemaks natuke, et selline puts ja what the fuck enam ei olnud. Aga ühesõnaga ma olin veel seal Vändraveli 2 ja tõesti parema meelega ma olen Vändraveli 2 kui see Ireen Kuldkepp. Ma ei tea, kas ma olen tal siis eelmises elus kedagi ära tapnud või igastahes ja. Aga see selleks, et see Ireen Kuldkepp paistab olema küllaltki noor neiu siin, et ta peaks tegelikult täitsa jälgima, mida ta kirjutab sellises avatud Facebookis, sellepärast, et tänapäeval ju tööandjad enne kontrollivad, kui nad kedagi tööle võtavad, et ei saa võib-olla töödki, kui nii haiget teksti suust välja ajad. Ja nemad on vist sellised inimesed, kes arvavad, et kui siis Marko Tasane teeb loo, ma olen noor ja kepikas, et ma siis nagu olengi noor ja kepikas. Või siis Marko Tasane teeb loo, et ma olen lilla elevant, et ma siis nagu olengi lilla elevant. Vaat need on need inimesed, kes ei saa nagu aru. Jah, et see ei ole üldse tõsi, et see on lihtsalt teater, et ma ei mõtle sellega, et ma olen lilla elevant või siis ma ei tea mis. Siis ma mõtlesin, et peaks selle Reniar Suttooli omale viisakusest nagu videosse kutsuma, et ma tahtsin lihtsalt näha, et mis inimene üldse on. Ja siis ütles, et ta isegi tuleb. Ja siis me leppisime nagu aja kokku ja siis ta kadus kuskile ära. Et ühesõnaga see inimene, ma tahtsin lihtsalt näha pulli pärast, et kas ta tegelikult ka on selline, et see inimene ei ole lihtsalt nagu eriti adekvaatne. Aga lähme edasi. Ma rääkisin nüüd neist väga palju, saavad jälle feimi kõvasti. Nii, järgmine küsimus. 3. Helle-Mai Vinni. Kus näeksid end 10 aasta pärast? Kui oleksid loom, siis milline? 10 aasta pärast. Vaata, Helle-Mai Vinni tuleb mõelda üks aasta korraga. Milleks mõelda üks üldse 10, 20, 30 aastat? Et kindlasti kass. Ma arvan, et kass, kas siis panter või siis mingisugune selline seksikas kiisu, mjau. Ja siis küsimus number 4. Mareike Voogla. Mis värv on su vihmavari? Mis värvi? Must. Järgmine küsimus. Sandra Lass. Elu mõte. Elu mõte on elada. Lihtsalt elada. Koguda huvitavaid mälestusi. Et siis neid pärast seedida. Siis on vanadus natukene huvitavam, kui sa oled need kogunud endale selliseid mälestusi. Mis on elu mõte?
elu mõte on see, et see oleneb kõik tujudest, ma arvan. Aga jah, siiski elada huvitavat elu. Huvitavat elu saab elada siis, kui sul on palju raha, head sõbrad, kui sul on raha, siis on ka häid sõpru ja siis kui see moment sul raha ei ole ja tuju on halb, siis sa näed, et kaovad ka sõbrad, aga õiged sõbrad ei kao, nii et see ongi niimoodi kõik. Tegelikult see elu mõtte asi on niimoodi, et kui sa vanemaks saad, siis see võib kõik nagu muutuda, see elu mõtte vastus. Et see on niimoodi, kui sa oled noor, sa mõtled hoopis teisest küljest seda, kui sa oled vanem, sa mõtled hoopis natukene teist laadi. Nii, järgmine küsimus. Kerti Brita Rand, iseloomusta mind. Kuna video üles läheb, Kerti, ma juba iseloomustasin sind, nüüd ma nägin sind jälle. Sina oled selline ilusa näolapiga ja väga selline sensuaalne tüdruk, et sa oled pisut nagu selline, näinud kooli vägivalda, nii ja naa, sa oled selline pisut selline turtsuv ja nii, aga tegelikult sa oled väga hea südamega, et nagu ingel, et jah. Aga video tuleb augusti alguses. Ma loodan. Meil on väga huvitavad klipid. 7. küsimus. Netili Rumask. Kas sa saad oma fännidega ka mõnikord kokku? Ja ikka saan. Mõnikord juhuslikult, mõnikord isegi kui on väga toredad fännid. Kohtume kuskil linnas, räägime juttu ja nii edasi. Et ma ei ole nüüd nii uhke staar, et ma ei tunne teid. Ma ei ole selline. 8. küsimus. Laura Sell. Miks sa strippariks hakkasid? Issand, seda me oleme nii palju juba rääkinud, et kunagi ma olin kunstikoolis modell 12 aastat. Ma olin edasi ja siis keegi avastas Atlantises mind. Et ma tantsin hästi, keha oli ja pakuti tööd all, kus ma ei tahtnud seda vastu võtta. Siis võtsin vastu ja nii see läkski. Ja kusjuures ma ei kahetse. Nii, 9. küsimus. Santa CS. Sinu lemmik tegevus vabadel päevadel. Ma arvan, et ma vabadel päevadel mul meeldib magada, aga see magamine ei ole ka väga hea, et selles mõttes, et siis ma olen tusane ja pea valutab ja et see ongi, mis ma siin ikka vabadel päevadel muud teen. Tegelikult mul on kogu aeg vabad päevad, kui nii mõelda, aga lihtsalt, et mul meeldib treenis käia, tegelikult ma ei viitsi, aga lihtsalt pead käima, sellepärast, et siis on parem tuju ja seksikam keha ja siis mul meeldib shopata. 10. küsimus. Rauno Peedo. Mis teeksid, kui sul oleks üks jalg? Sa ei saaks ju siis strippida. Miks ei saaks strippida? Ikka saaks strippida. Midagi ei juhtuks. Et jah, nii, see selleks. Steven Knõšev. Kas sul naist on? Mul on olnud, aga sellistest teemadest ma räägin oma dokumentaalfilmis, mis ka tuleb kunagi. Kevin Soe, tervita mind. Kevin Soe, sa oled nii soe. Tšau. Helle-Mai Vinni. Kui sa poleks praegu strippar, kes sa siis oleks? Ma arvan, et ma oleks siis kas ornitoloog või siis mingi arhitekt või siis võib-olla isegi mingi kooliõpetaja, kel meeldib lapsi nahutada ja käsutada. Aga see selleks. Kretsu Talvik. Sinu arvates Eesti 3 kaunimaid naist. Mis on sinu halvad küljed? Eesti 3 kaunimat naist on, ma ei teagi, siis kolmandal on, ma arvan, et need on siis kuulsused. Anu Aposhenko kindlasti, kunagine Mrs. Estonia 98. Siis Grete Klein võiks isegi olla, võib-olla, ma arvan. Ja esimesel kohal võib-olla, miks mitte Triin Tulev, keda ma ka isiklikult tunnen. Minu halvad küljed või? Võib-olla, kui ma olen vähe maganud, ma ärritun kergesti, et see on kõik magamisest ja võib-olla peavalud, see on meil kõigil, aga lihtsalt see selleks. Et see on ka, kuidas kunagi. Eerik Kahe, mis asja see on? Ma kirjutasin nii kiiresti, et kuna viimati Auras ujumas käisid, siis kui see avati, see oli ka esimene viimane kord. Vahepeal ma käisin esinemas seal muideks tagaruumis, aga siis kui avati, siis seal oli just uks maha murtud, see oli väga ammu, vesi oli väga kloorine, et mul on nii või, et mulle ei sobi. Jälle Helle-Mai Vinni või? Kui sa poleks nii heas vormis, kas sa hakkaksid siis sellega tegelema? Ma arvan, et
ma ei teagi ausalt öelda, ma ei oska sellele küsimusele vastata. Jumal tänatud, et ma ikka ennast liigutan ja viitsin liigutada. Et see annab väga hea positiivse enesetunde ja ma ei ütleks, et ma olen heas vormis. Ma olen tavaline sportlik vorm ja alati võiks olla parem. Tänud muidugi. Silver Ojaperv, rinnalt surumise rekord. Kui on terve on siis 120. Mul on nagu aastaid õlaga jama olnud. Hanna-Liis Jaeski, tervita mind. Hanna-Liis sai veski, tšau. Kaarel Ruitlane. Mitu käte kõverdust teed ühe käega. Tervita mind. Ai jumal. No Kaarel Ruitlane, mis ma sulle ütlen, et 35 tegin talvel. Ma ei teagi, proovime siis. Proovime. Ma ei tea. Neli. Ei tea, kas oli 42 või mis ta seal oli, aga midagi ikka oli. Ma tean, et sina teed 40 vist või? Midagi sa siin upustasid. Ja seda jõuavad väga vähesed teha. Aga jah, nii. Tervitan sind, Kaarel Ruitlane. Ole ikka sama seksikas edasi. Nii. Urmet Neem, kellega teie läheksite reisile? Kas Anna-Maria Kalojan või Saagim? Noh, ma arvan, et Kalojan peaks proovima, mis inimene ta on. Tema tujud olenevad muidugi rahadest. Kui raha on, siis on fun. Limbak Diana, ehitaja ametile oled mõelnud või? Ma olen olnud ehitaja Portlandis, Ameerikas kunagi. Jah. Et ma olen sellest ka varem rääkinud. Tauri Põlda. Äkki järgmine aasta Eurovisioonile? Noh, ma ei tea, kui sa mul käest kinni võtad, siis miks mitte, mul on sul täitsa olemas, mis lauad lähevad sinna, Kreeka ja Valanna, Diva. Aga jah, see ei ole eriti minu ala, mulle meeldib rohkem selline underground värk. Aga tore muidugi, kui raha makstakse, siis lähen ikka. Katriin Nõgel. Kõige šokeerivam väljakutse. Kui tihti kliendid üldse veidraid esinemise tellivad? No, olen esinenud trammis, trollis. Kus ma veel olen esinenud siis? Jäähallis kell 7 hommiku ükskord. Kellelgi oli sünnipäev siin Lõunakeskuse jäähallis. Lava oli pandud sinna keskele, pisike lava, siis ma võisin selle daami sinna, silmad olid tal kinni, aga me ei tulnud selle peale, et see lava hakkab ju liikuma seal, et see oli nagu nii fun lihtsalt, et see lava siis liikus, mina seal tantsisin ja seal ja siis see daam nagu seal värises seal minu all ja niimoodi ja see oli ka päris lahe. Igasuguseid põnevaid pakkumisi on olnud, seksiga pakkumisi enam ei ole olnud, kuna rahvas juba teab, et neid ma ei anna. Selles mõttes, et striptiis ja prostitutsioon, need ei käi kokku lihtsalt. Need, kes sellist asja arvavad, nad on kuskil 20. sajandi mõtlemisega, ma arvan, selles mõttes. Striptiis on tegelikult küllaltki raske asi. Sa ei tea kunagi, mis inimesed sind ees ootavad ja nii edasi, mis on nende kavatsused, kuidas nad kaasa lähevad selle asjaga, selle on vaja julgust. Nii, Renita Orb. Millised inimesed sulle meeldivad? Mulle meeldivad inimesed, kellel on väga hea huumorimeel, stiilsed inimesed, lõbusad, inimesed, kelle peale saab loota, kui nad midagi lubavad, siis nad ka seda teevad. Sellised inimesi on tänapäeval tegelikult väga vähe, aga siiski on. Aastatega võib-olla võib see natuke muutuda, aga tegelikult põhimõte jääb samaks.
aga palun, siin olid minu küsimused ja vastused, teie küsimused ja vastused muidugi. Aga jah, tšau!